Nii, austatud Setomaa valla volikogu liikmed ja külalised ja vallaametnikud, et alustame Setomaa valla volikogu istungiga, kell on saanud 3 ja ennem kui me asume päevakorrapunkti juurde, siis mul on üks sõnavõtusoov siin registreeritud. Et sõnavõttu võtan ma ise, et meil kõigil on meeles koolist üks luuletus, plirts-plärts, käes on märts ja nii edasi, nii edasi. Et me kõik mäletame, et 20. märtsikuu päeval algas meil kevad. Lumikellukesed hakkasid tärkama, linnud hakkasid laulma ja saabus päike järjest kõrgemalt ja ka ühes Eestimaa külas samal päeval natukene aega tagasi tuli see päev veel rõõmsam ja see maja täitus lapsenutu, ema-isa pisaratega ja tänu sellele see õnnelik pere, kus ma ütlen, rõõmupisar on siin meie juures, kes alati volikogu koosseisus ei ole teda, aga ta on meie taustajõud ja Helle, sina, kes said 20. märtsil natukene vanemaks, et ole nüüd hea, sina hall hiireke meie taganurgast, tule näita nüüd ennast kõigile. Et suur aitäh minu ja volikogu poolt, et ole ikka sama vapper edasi. Mul on siin vaas ka nii, et sa võid selle ka rahulikult endale võtta. Noh, kas just endale võtta, aga jah. Nii, alustame nüüd siis istungiga ja on ette valmistatud 7-punktine päevakord. Kas kellelgi on päevakorra osas küsimusi, ettepanekuid? Tundub, et ei ole, siis panen päevakorra projekti 7-punktilisele kinnitamisele. Kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik üheselt nõus. Seega on päevakord kinnitatud. Asume päevakorrapunkti number 1 juurde, vallavalitsuse infominutid. Ettekandjaks vallavanem Raul Kudre, palun. Volikogu liikmetele, vallavalitsuse liikmetele, külalistele. Nii jällegi kuu aega on nagu läinud, nagu nipsti ja uued tegevused ees, et kiire ülevaatega ka nagu siis alustan ikkagi eelarve juurest ja kui meil siis 6,5 miljonit on eelarve, siis praegu oleme täitnud seda 21%-liselt ja kulud on siis 18,7%. Hetkel on põhitegevus meil siis suuremas plussis, kui me oleme nagu planeerinud, aga see ongi selline võib-olla aasta keskel natukene numbrid on nagu siis ei ole päris paigas. Investeerimistegevus on ka siis praeguse hetkega nagu sisuliselt plussis ja tulumaksu kassapõhiselt on laekunud siis tänaseni 700 388 eurot, see on siis nüüd jaanuar, veebruar, märts, 3 kuu tulumaks ja see on 24,34% meil planeeritust. Ja tegelikult see on hästi laekunud, et meil on kuskilgi peaaegu 10% kasv nagu tulumaksu osas ja 3 esimese kuuga
ja ümbruskonna valdasi vaadates, siis tegelikult meil on üks paremaid laekumisi. Et ausalt öelda natuke hoiab ka isegi hinge kinni, et see niimoodi jätkuks, aga 3 kuud on tegelikult meil hästi tulnud. See 24, tegelikult peaks nagu 25% olema, aga suvekuudel laekub tavaliselt mingi hüppeliselt natuke rohkem puhkuste summa ja see on nagu täiesti normi kohane. Nii, siis edasi vallavalitsuse istungitelt, et mida me siis, mis siis vallavalitsuses nagu mingi tegevusi vastu on võetud, et on siis välja kuulutatud Värska gümnaasiumi osaline rekonstrueerimine riigihange. Selle riigihanke eeldatav maksumus on 540 000 ja see rahastusosa on see mata osa. Aga nüüd juba on ka küsimusi ja juba vastame siis ka sellele ja vaatame, mis see hind tuleb. Siis on palju tegevusi tehtud suviste ürituste osas, et Setomaa kuningriigipäeva piletihindade ja laada kohatasude ning kauplemistingimuste kehtestamine. Siis ka suviste käsitöö ja maalaada kohatasude kauplemistingimuste kehtestamine. Siis on ka juba sügisene sibula ja kalalaada piletihindade ja kauplemistingimuste kehtestamine ja siis kuningriigipäeva korraldusmeeskonna moodustamine. Nii et kõik need tegevused siis juba käivad ja väga hea meel, et korralduskomisjonid või korraldustoimkonnad nagu tegutsevad. Siis Setomaa valla pinnas ja kruusakattega teede sulgemine, kõik näevad, et milline halb tegelikult olukord just seal kevadel, et ütleme, et kevad on ka nagu väga seda soodustav, et kiire sula ja vihm ja korraga, et isegi see praegune külm tegi väga head. Siis on kasutuslubade ja ehituslubade väljastamine, et võib öelda, et jällegi on niisuguse uue hooga nagu lahti läinud, et peaaegu igal vallavalitsuse istungil on mingi kasutusloa või ehitusloa nagu teema laua peal ja see näitab niisugune ehitustegevuse aktiviseerimist, aga võib-olla ka natuke seda, et tegelikult küsitakse ikkagi nüüd või alustatakse ka õigest kohast või õigest otsast pihta, et kõigepealt ikka projekteerimistingimused, siis ehitusluba ja kõik edasi, et muidu väga tihti on seda näha, et maja on valmis ja siis tullakse mingi teemaga, et mingi paberid on valmis vaja. Siis nõustumine maa riigi omandisse jätmisega, need on sellised mingi väiksed küsimused. Siis vallavara tasuta rendile andmine, see nüüd viimane, kui neid on nüüd nagu mitu tükki olnud seoses siin Piiriveere ja Kopi projektidega, et on siin Mikitamäel, ka Obinitsas, siis Podmetsa on teema, siis on Saatse, nii et need on seotud nüüd siis MTÜ-dega ja teatud siis projekti taotlustega. Siis on 2023. aasta riigieelarvelise toetuse maksmine. Hea küsimus, ma võtsin lahti, mis see oli. See on meil edasi kantud raha, mis tuli siis niinimetatud riigieelarvest ja selle me oleme edasi kandnud tegevustele. Siis on ka laagris osalemisega seotud taotluste rahuldamine, Ilana Taarka nimelise oma kultuuripreemia väljaandmine ja tagapool on veel ka, et üritus ka on juba toimunud. Siis hoolekande teenuste osaline rahastamine, avaliku ürituste korraldamise loa andmise, neid nüüd on ka juba nagu mitu tükki tulnud, et tulevad kevadised laadad, kevadised üritused. Siis on ka projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine, see on seotud jällegi seal Lüübnitsas Vanatänav 40
nii planeeringu kui seal vaidlustega. See on samas piirkonnas, me oleme ka selgitanud, et ühtepidi ei saa, kui on detailplaneeringu menetlus pooleli, siis ei saa ka projekteerimistingimusi väljastada, oleme selgitanud inimestele. Siis on tunnustuste avaldamine, see on seoses spordi tunnustusüritusega, nagu siis huvitegevusega seotud avalduste rahuldamine, autokaupluse teenuse toetamine, et toetus sai siis 2 autokauplust, sellel aastal on kokku, oli neil ka 1000 eurot kõrgem või see hüvitis või toetus 1000 eurot kõrgem kui eelmisel aastal, kokku. Siis Setomaa valla hankeplaani kinnitamine, et hankeplaan on üleval, siis ka vastavalt nagu eelarvele. Siis nüüd viimane siin lõpus on veel ka tänased vastu võetud otsused, et haldusmenetluse alustamise teade, see on jällegi selline ebaseadusliku ehitisega, muuliehitusega Peresias. Me peame nendele ütleme reageerima ja see info on tulnud tegelikult ka siis Keskkonnainspektsioonist meile, et selline tegevus seal käib. Siis on jällegi, mul ongi see topelt vallavara rendile andmine, need on mitmes kohas, et need ongi need projektidega nagu seotud asjad, et see oli nüüd, see viimane oli Obinitsa Kesktänava 3, see on siis ühe maa rendile andmine analoogne, nagu on Mikitamäel meil, kus me praegu elamute planeeringut teeme, et seal siis niidab siis põllumees tegelikult hoiab seda nagu suviselt ka niidetud. Siis mis niisugused muud või ütleme tegevused, et praegu käib tihe majandusaasta aruande koostamine, audiitori kontroll käib praegu päris tihe, finantsosakond esitab dokumente ja esitab igasuguseid andmeid. Siis Seitsmemäe projektikoosolek oli meil koos RMK, Setomaa turismi ja sinna on saanud projekteerimisraha läbi siis sõjamuuseumi projektitaotluse, et me teeme seal siis esialgse eskiis eelprojekti. On olnud toimunud ka siin Mikitamäel siis elamuplaneeringu arutelu, vaatasime kõik need võimalikud ja kuna seal on alusplaan nüüd selge, siis need piirangud ja väike suhtlus oli ka Maanteeametiga, kergliikluste asjus ja see nüüd läheb siis ka protsess nagu edasi. Siis ka Obinitsa tööstusala ehitusprojektide koostamine, et see siis niinimetatud, see on nüüd jällegi projektipõhine tegevus, et endisest Eesti vanast Eesti-Lätist nagu, et need aasta lõpuni, mis teostatavad tööd, seal on rahastus koos siis vald koos Setomaa liiduga on saanud seal projekteerimise peale raha ja praegu see projekteerimine seal käib. Siis Tarka preemiate väljaandmise üritus, et see oli kena üritus ja ma arvan, et läks hästi. On toimunud ka üks siis selline haridusuuenduse koosolek veel kord ka ja tulemas siis võib-olla sellise rütmiga, et 6 kord on selline suurem koosolek. Käidud erinevatel koosolekutel ja nagu aruteludel, et on siin Setomaa turism, Piirivere liider, Peipsi kalanduspiirkonna liider ja nii edasi, et neid tuleb veel, et kuna aasta aruanded on ja ka liidrid on pigem nagu siin see, et uus periood ja strateegiate valmimised ja kalanduspiirkonna strateegia ka seal valmib ja uued projektimeetmed, et kuidas neid siis nagu raha jagama hakatakse, et tuleb nagu kursis hoida. Toimus ka sportlaste tunnustusüritus, mis ka minu meelest nagu läks hästi, et
et sotsiaalmeedias ja valla kodulehel on kõik need ka nagu üritused nagu näha, et tagantjärgi ka. Siis Seto instituut vedas seto keele arengustrateegia esimese koosoleku, et see oli nagu ka hea meel, et nüüd lepiti ka nagu mingi kindlad, ütleme, mingi tegevused kokku seal, et mingi vastutusvaldkonnad ja kõik vaatavad omad teemad nagu üle, et kui me siin arengustrateegia ühel hetkel nagu võtsime teadmiseks ja osad nagu organisatsioonid ka nagu kinnitasid kongressi vanematekogu, siis igal juhul seda seto keelt tuleb hoida ja selleks siis tegevusi teha. Veekeskuse aktsionäride koosolek oli, et hea meel on jällegi tõdeda, et siis Veekeskus maksab ka dividende 5 eurot aktsia kohta, vallal on 344 aktsiat, need on ajaloos siis see, et Värska vald tegi omal ajal sinna ka arengusse projekte kirjutas ja selle eest sai aktsiaid vastu, nii et see on positiivne. Hea meel ka, et Veekeskusel läheb hästi, et ta suudab dividende maksta. Siis on ka Võrumaa Arenduskeskuse ja Võrumaa Omavalitsusliidu juubelid või juubelipidu oli ja tegelikult oli vallast ka seal esindus, üks laud oli, et oli tore, et seal me lööme kaasa ja me oleme seal kindlad partnerid. Siis on käinud nagu tõesti nagu viimane kuu ka väga tihedalt seda Setomaa arenguprogrammi arutelu, aga nüüd siis on põhimõtteliselt ka see dokument läbinud ministeeriumi kooskõlastusringist ja ootab ministri allkirja. Nii et loodame ka võib-olla siis niisugune, ma ei tea, võib-olla kuu jooksul võiks siis isegi see Setomaa arenguprogramm ka nagu siis nüüd avatuks või taotlusvoor avatuks saada. Ja siis nüüd kõige suurem muutus on see, et siis meid on pandud nagu niinimetatud kokku, et üks määrus on siis nii Setomaa arenguprogrammi kui Peipsiveere arengu nagu programmi, Peipsiveere programm ja Setomaa programm on nagu ühte määrus kokku pandud ja seda nüüd siis hakkab mitte enam nagu ministeerium haldama, vaid tegelikult siis Võrumaa Arenduskeskus ja ka kontrollima ja seda menetlema. Ja veel ka tegelikult volikogude vahele on jäänud ka vabariigi aastapäeva sündmused, et need on ka ju läksid hästi ja mitmes kohas. Et veel ka siin lisaks, et me tegeleme ka siis selle tulevase hooldusreformi nagu piirmäärade arvutustega ja siin on ka volikogul siis ühel hetkel roll, et kas on mai või mis kuu volikogus, et peab kehtestama mingi teatud piirmäärad ja see tähendab seda, et siis alates juulist on see suurem hulk raha see hooldekodu siis omaosaluse katteks nendel inimestel. Siis konkursid ja hetkel selle nädala lõpuga on siin lõppemas kultuurikeskuse juhataja, sotsiaalosakonna juhataja, sporditöötaja, sotsiaalpedagoogi konkursid. 2 on juba ka inimesed tulemas, et ma loodan sealt nagu väga leida inimesi, aga teisi siis otsime natukene, et võib-olla näiteks kultuurikeskuse juhataja on väga väljakutsev ametikoht ka nagu selles mõttes, et kes julgeb Setomaale nagu tulla väljastpoolt ja Seto kultuuri juhtima tulla. Nii ja sellega on minu poolt kõik. Aitäh, Raul! On kellelgi vallavanemale küsimusi? Palun, Arno! Esimene küsimus olekski selle 4 konkursi kohta, et kuidagi kas ei hakka meie seda elu juba takistama. Ma vaatan seda konkursi, siis
tingimus on seal küll räägitud, on normaalne, aga milles siis ka põhjus on, et nii palju, minu arust sotsiaaltöötajad ei ole meil pool aastat olnud. Või ma eksin seal mõne päevaga. No kindlasti on see, et alati oleks võib-olla kindlam, kui töötajad on kogu aeg nagu kõik paigas, aga kõik on staažikad või töötajad on ja teatud aeg liiguvad oma ametikohtade nagu vahel ka, et kui kultuurikeskuse juhatajad ka Postimees Setomaa lehes oli pikk artikkel, et mis võib-olla postkastidesse nüüd kohe jõuab, et siis miks ta nagu või millega ta tegeleb, et noh, inimesed liiguvad ja kui ma ütleks see, et ega need palgatasemed ei ole nii väga normaalsed, me oleme ikkagi Eesti nii ametnike kui ka allasutuse juhtide palgataseme poole pealt üks viimaste hulgas. Võru maakonnaga mõne vallaga konkureerime, oleme Rõugega võib-olla siin, nad osades asjades Valga või Antslaga, tegelikult me oleme ikka täiesti tagumises otsas ja seda, et noh, ma ei saa ka nagu märkimata jätta, et kui me tahame häid töötajaid siia saada ja volikogu palgavahemikke nagu tõusu ei toeta, siis noh, ma ei tea, kuidas te nagu siis mõtlete, et need kohad täita tuleb, et see on väga raske. Te panete nagu iseenesest ka nagu võimatusse olukorda nagu vallavalitsuse neid häid töötajaid leida. Nii et 2000 ei ole enam osakonna juhataja millingi palgatase, tegelikult noh, nagu suurusjärk, et need on spetsialisti palgad teistes omavalitsustes ja nii on, et võite kontrollida. Aitäh, on kellelgi veel küsimusi? Teine küsimus, Arno. Teine küsimus, kipub mul kordama, eelmine kord te väitsite tegemist mitte arvete maksmisega, te väitsite, et firma on likvideerimisele, kui vaatad avalikku infot, siis ei ole nagu firma likvideeritud, täiesti kehtiv, teistel on nagu seal nõuded sees, aga et ma valla nime ei näe, kuidas te seda kommenteerite, milles see on probleem, et kas liigutakse edasi või siis lähebki pilvepiirile kusagile? Ma ei tea, mis andmete kaudu või millel sa tugined, et noh, et jah, et ma ei tea, võib-olla seal meid tõesti ei ole, aga nõuded on ikka ülevaldu selle ettevõtte suhtes nagu, et ma ei oska öelda, ma ei oska kommenteerida seda. Kui tahad nagu täpsemat vastust, siis ma olen palunud, et saatke küsimused ette, ma saaks selle kohta nagu uurida. Nõuded on kõik sellesama ettevõtte osas meil üleval ja need ei ole nagu kuhugi kadunud. Aitäh, palun Maarja. Mis on selle ettevõtte juriidiline nimi, kes rentis siis seda kööki seal Viimsi külakeskuses? Ma tean, et nendel isikutel on mitu ettevõtet, et kes see on hästi spetsiifiline. Lihaköökkool. Lihaköökkool, okei. No siis seda valik ikka saab vaadata üle, mis see on. Kui edasi vaatad, siis läheb päris huvitavaks. Aitäh, palun väga. Mul oleks esimene küsimus, et valla avalikutele territooriumitel on prügikastid, et kes nende tühjendusest vastutab ja millise ajavahemikuses neid peaks nagu kontrollima selle tühjendus? No avalikul territooriumil muidugi see, mis on nagu valla nagu avalikul territooriumil, need prügikaste on tegelikult ju väga mitmeid ja erinevaid, et ma ei tea jällegi, et mille osas, et sa küsid, et alati võiks olla nagu konkreetsemalt küsimused. Setomaa haldus vastutab enamuse eest, vallamajade ümber on ka tegelikult veel ka majade koristajad, et neil on nagu erinev vastutus natukene. Kuskilgi on ka, noh, kui on kalmistu osad, siis on tegelikult ka jällegi seal Setomaa haldus. Kui on nagu ka suured prügikastid ja avalikud prügikastid, siis tegelikult nüüd konteinerid nagu. Seal ei ole nüüd
seal, kus on niitmiskohustus ja hoolduskohustus, seal on Setomaa haldus, peab ka prügikasti ümbrused koristama. Tahtsid täpsustada midagi? Ei, ma sain. Aitäh. On kellegi veel küsimusi? Palun, Karel. Et on tulemas turistihooaeg, et Obinitsa pais on päris ohtlikus seisundis, et kas vald on mõeldud, mis sellega tehakse? Jaa, me oleme ikka mõelnud, et noh, see nagu näed, et valla eelarves seda rida ei ole, et kus seal midagi korda ja ma ei tea, paisu tegema hakata, aga me oleme nagu mõelnud selles mõttes, et me veel piirame seal või paneme ohutusmärgid üles veel, et piirata sinna juurdepääsu. Et kui sa mõtled seda paisu piirteid ja neid nagu, et pais iseenesest ju on iseenesest normaalses olukorras. Ja jah, see on nagu pärandina nagu vallale tulnud ja kui me seda ükskord remontima peaks hakkama, siis ma ei tea, kust kohast see vald selle nagu remontimise jõu võtab, et ma ütleks, et see on üks väga tõsine küsimus hoopis. Aga praeguse seisuga on tõesti see vald ja järv ka, või vald siis on valla oma ja me vaatame need piirded ja asjad üle ja püüame need korda teha. Aitäh, on kellegi veel küsimusi? Tundub, et ei ole, siis aitüma, Raul, ja läheme päevakorraga edasi. Päevakorrapunkt number 2, Setomaa vallavolikogu 26. veebruari 2020. aasta määrus number 4, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede muutmine. Esimest korda on au kuulata meil Margerit volikogu ees. Ja, tere! Austatud vallavolikogu esimees, volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja külalised. Et kuna muutus riigihalduse ministri määrus number 66, mis on aluseks meie Setomaa vallavolikogu Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeetme määrusele ja riigihalduse ministri määrus muutus siis selles osas, et anti määruse muudatusega võimalust spetsialisti toetust taotleda ka ametnikele, siis sellest tulenevalt oleme siis ette valmistanud määruse muudatuse, kus on tegelikult 2 pisikest muudatust, ehk oleme lisanud siis, et spetsialistile juurde, et tal on teenistussuhe ja et ta on asutuses töötav. Et tegelikult on ainult 2 sõna meie määruses ja muutub sellega seoses. Ja muutuvad siis paragrahvi 3 punkt 5 ja paragrahvi 9 lõige 1 punkt 2. Et sõnastus, ma vist seda sõnastust päris ette lugema ei hakka. Aitäh, Margeri. Kaasettekandeks sõna komisjoni esimees Üllar Tamm, palun. Jah, oli arutuses, see on selge, et seda määrust on vaja, kõige parem näide või põhjendus sellele on kas või see, et meie vallakoduleht on töökuulutustest kirju nagu CV Online. Meil on vaja kasutada igat võimalust, et äkki saame mõne inimese valda maksumaksja juurde, nii et selle igati toetame vastuvõtmist eelnõud määrusena. Aitäh, Üllar. On kellegi ettekandjatele küsimusi kaasettekandjale? Ei ole. Aitäh, Margeri, sulle. On sõnavõttu soovi või repliigi soove? Tundub, et ei ole, aga minul küll oleks üks sõnavõtusoov selle punktiga, et eesseisus oli meil ka juttu sellest, et komisjon menetles seda nii-öelda põhimäärusest tulenevalt, mis on lubatud nii-öelda e-kirja teel või e-menetlusena. Et siit üks väike tähelepanek, et komisjoni esimees lihtsalt jättis menetlusest sel hetkel välja eelnõu esitaja poole ehk vallavalitsuse. Ja et järgmine kord, kui keegi teab infoks, et ta teab, et ta teeb selle e-menetluse, siis palun kaasake ka see eelnõu esitaja sinna, sest et tema oskab
anda kommentaare, selgitusi ja viidata määrustele, kust asjad tulevad, et asjad on palju selgemad, palju lihtsamalt menetletavad ja ma arvan, kõigi elu läheb palju kiiremini, et see nagu teadmiseks kõigile komisjoni esimeestele. Nii, Timo Margeri. Seega panen hääletusele päevakorrapunkti number 2, Setomaa vallavolikogu määruse number 4, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme muutmine. Kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt nõus. Seega on määrus muudetud. Päevakorrapunkt number 3, Setomaa vallavolikogu 30. oktoobri 2017 aasta määruse number 1, vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord muutmine. Palun ettekandeks sõna Üllar Tamm. Ole hea, Üllar, tule siia, siis kuulaks ka ülekandes. Tervist siis kõigile, austatud volikogu, vallavalitsus, külalised. Aga mis siin öelda? Me oleme kahaneva, vananeva elanikkonnaga väike vald ääremaal. Selle aasta esimese 3 kuuga sündis Setomaa vallas 2 last. Suri 16 inimest. Lisaks rändele läks vallast välja veel 16 inimest. Langus on kogu aeg aastast aastasse, me jääme järjest vähemaks. Siin on alles hiljuti me kärpisime rahapuudusel laste huvihariduse toetust. Meil ei ole ääremaal lastel sellist võimalusi, nagu on linnades. On kinod, klubid, kaubanduskeskused, trennivõimalused. Me peaksime toetama rohkem lapsi. Samas praegu, kui võtta kas või seesama konkreetne määrus, me peame tõsiselt kaaluma, kas meil valla volikogul on ikka võimalust selle kitsa eelarve raames maksta palka nii-öelda igaks juhuks, kui meil oled reaalsed tööülesandeid selle eest anda. Praegult käesoleva volikogu koosseisus 1,5 aasta töö puhul mulle ei meenu küll ühtegi korda, kus oleks nagu reaalselt tööülesandeid olnud volikogu aseesimehele. Ja me oleme, kui vaadata kõrvalvaldasid, siis paljudes valdades ei ole tegelikult aseesimeeste koht niimoodi tasustatud. Sellest ka see ettepanek, me peame paratamatult hakkama kärpima, kuskilt on vaja ots lahti teha. Et selline ettepanek meie poolt. Aitäh! Aitäh, Üllar! Kaasettekandeks sõna, palun Imre Liivavoo komisjoni esimees. Tegime komisjoniga see koosolekut hakanud selle ühe punkti pärast kokku tulema. Kõik 7 inimest komisjoni liiget vastasid. 1 liige oli selle määruse muutmise poolt ja 6 liiget oli selle määruse muutmise vastu. Seega komisjon ei toeta selle määruse muutmist. Ja liikmed 3 tükki andis teada, et nad on nõus selle juurde kunagi hiljem tagasi tulema, vaatama näiteks koos järgmise aasta eelarve. Aitäh! Aitäh, Imre! On kellelgi küsimusi ettekandjatele? On sõnavõttu või repliigisoove? Minul oleks, et mina vaidleks praegu Üllarile natukene vastu, et volikogu aseesimehel pole tööülesandeid. Loomulikult ta pole juhatanud küll hetkeseisuga ühtegi istungit, aga samas aseesimees täidab nii-öelda tagapool samasid ülesandeid, mis on arenduskeskuse koosolekul käimisega ja muudes esinduskohtades, et need on mõned näited ainult, et selle koha pealt mina ütleks küll, et tegelikult aseesimees täidab ka tööülesandeid, kuigi võib-olla ta pole nii palju pildis kui volikogu esimees, aga sellegi poolest on tal ka omad ülesanded täita. Aitäh! Nii, kui küsimusi soove rohkem ei ole, siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 3. Setomaa vallavolikogu 2017 määruse number 1, vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord muutmine. Kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. 5 poolt. Kes on selle vastu?
7, kes on erapooletu, 2 erapooletut. Seega eelnõu läbi ei läinud ja määrus jääb muutmata. Nii, päevakorrapunkt number 4, revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. Palun, komisjoni esimees Margus Palok, sõna on sul. Margus, tule siia, jah. Ole hea, tule siia. Seal on ka mikrofon. Pikalt midagi kommenteerida ei olegi, et selline on see ettepanek ja oleks ettepanek eelnõu võtta vastu otsusena. Selge, aitäh, Margus, on kellelgi küsimusi? Palun, Arno. Küsimus, eelmine aasta võeti ka siuke otsus vastu, et kus siis saaks seda näha, mis siis eelmine aasta revisjonikomisjon tegi. Ma ei mäleta rohkem kui see punkt 1 vist, aga kus seal oli ülejäänud, kas need kusagil on komisjoni protokollid ja kus saaks siis tutvuda, millega revisjonikomisjon tegeles. Aitäh. Siis kui mina sain komisjoni esimeheks, siis kehtis see vana plaan veel, et need polegi nagu koosolekuid olnud. Aitäh, Margus. On kellegi veel küsimusi? On sõnavõtusoove? Repliigisoove? Tundub, et panen hääletusele revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. Kes on selle poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt. Seega on revisjonikomisjoni tööplaan kinnitatud. Nii, päevakorrapunkt number 5, Setomaa vallavolikogu külaelukomisjoni tegevusülevaade. See on siis viimane komisjon, mis pole meil oma tegevusest väikest või tulevikutegevustest ülevaadet andnud, et palun Aarne komisjoni esimees, et sõna on sul. Nii, lugupeetud volikogu, head külalised, et külaelukomisjon siis 9 liiget. Volikogu koosseisu algusest siis kuni tänaseni oleme kokku saanud 4 korral. 2 korda oli eelmine aasta, 2 korda oleme jõudnud juba kokku saada sel aastal. See komisjon on nüüd omapärane selle poolest, et suhteliselt vähe tuleb siin vallavalitsuselt eelnõusid, et pigem on ta selline ka ise teemade otsija ja on hea meel, et järjest rohkem on nagu külakogukondadega ka komisjonil tekkinud kontakti ja selliseid töiseid kohtumisi, et nendest 4 komisjonist 2 on olnud meil siis kohtade peal. Eelmine aasta vahetult enne Mikitamäe külakoosolekut oli meil komisjon seal, et sai külakogukond osaleda komisjoni istungil ja komisjoni liikmed said jääda ka siis külakoosolekule. Ja nüüd veebruaris siis olime Niitsikul ja hea meel on nüüd ka öelda, et 10. aprillil oleme Miikses või Meremäel ja maikuus Netsajal ja mõlemal korral on siis väga konkreetne selline kogukonna algatused, mida siis arutame ja mis ühel või teisel viisil peaksid nagunii üks päev komisjonist läbi käima, kuna seal on ka eesmärk omandi vormi muutmisel. Võib-olla vähem nüüd komisjoni tervikuna, aga komisjoni esimeest on puudutanud kõik vallas toimuvad külateemalised ettevõtmised, et nimetan siin siis selliseid asju, et komisjoni esimehena on nagu igati loogiline, et olen nii Noored Setomaale kui hajaasutusprogrammi komisjoni liige. Möödunud aastal osales Setomaa vallavalitsus
siin koos Järva, Kose, Vormsi, Elva vallavalitsustega ühises sellises projektis võrgustikupõhine kogukondade kaasamine, kus siis algusest lõpuni olin ka mina selle sees ja selle ühe väljundi või tulemusena toimus ka õppereis, Setomaa külade õppereis Järva valda eelmise aasta 11. ja 12. juulil. Ja see olekski nagu kõik. Aitäh, Aarne. On kellel küsimusi komisjoni esimehele? Tundub, et ei ole. Seega aitüma ja jaksu, Aarne, et tore, et need järgnevad koosolekud või nii pikalt ette on juba planeeritud, et seal on tõsised teemad arutusel. Nii, lähme edasi päevakorrapunkti number 6 juurde. Avaldused ja kirjad. Kas volikogu liikmetel on avaldusi kirju tulnud, mida esitada? Ei ole. Siis volikogu esimehele on küll tulnud kiri, et ma igaks juhin tähelepanu, et kiri on tulnud allkirjastatult Karel Kõomäe käest, kus on ka ilma allkirjadeta nimed all Aivar, Tamm, Lembit Lassik ja Arno Vares, et teie allkirjusel ei olnud, aga Karel on selle üksinda allkirjastanud, et igaks juhin tähelepanu. Teie nimel on selline kiri tehtud. Ja mul on olnud kiri, et lugupeetud vallavolikogu esimees seoses Võrumaa arengustrateegia 2035 pluss muudatusettepanekutega, mis vajavad nõukogu seisukohta, on toodud välja Setomaa vallavolikogu ettepanek. Vaata tabel. Palun selgitage mulle, millised arutati, kas selline ettepanek on protokollitud. Tabelit näidata ka, et mis seal. Ei mitte see, vaid see oli see, kus see oli see arenduskeskuse või nõukogu otsust vajav. Vot see. Et seal, kus see on, küsimus oli siin päringus, et see Setomaa vallavolikogu oli tehtud punaseks. Et mul on väga hea meel, et neid arengustrateegia dokumente väga jälgitakse ja läbi töötatakse, aga ja ka põhjalikult, kuid see, mis te näete, on tõesti seal manuses kaasas olnud ja kõigile vallavolikogu liikmetele pandud tutvumiseks ka vallavalitsuse poolt. Kuid kui te oleksite nagu neid dokumente tähelepanelikumalt jälginud, siis selle sama faili ja kõigega oli kaasas ka selline fail nagu muudatusettepanekutega arvestamine, esimene lugemine. Panen nüüd see eelmine. Ja siin samas on konkreetselt kirjas, see on nüüd fail, kuhu on koondatud kõikide valdade ettepanekud. Ja seal on konkreetselt kirjas, et see punkt 44 seal, et on konkreetselt kirjas, et Setomaa vallavalitsus ei ole antud punktiga nõus ja esitaja on Setomaa vallavalitsus ja Setomaa vallavolikogu majandus- ja turvalisuskomisjon. Et selgitus on selline teile, et seal on selle dokumendi, mis läks arenduskeskuse nõukogule, selle on koostanud arenduskeskuse töötaja, ma ei tea kes, järelikult kas on tal jäänud seal trükkimine pooleli või midagi ja sellest tulenevalt seal ei ole Setomaa vallavolikogu otsust, ei ole seda kuskil istungil arutatud, ei ole seda protokollitud ja juhtisin ka tähelepanu arenduskeskusele ja nad ütlesid, jah, seal on viga sees ja tänaseks päevaks ma ei ole kontrollinud, aga kas tuli juba uus dokument parandustega kõikidele valdadele, et ettepaneku esitaja on Setomaa vallavalitsus ja Setomaa vallavolikogu majandus- ja turvalisuskomisjon. Et selline oleks minu selgitus sellele asjale, et kas saite vastuse, Karel? Et samas ma juhin ka tähelepanu tegelikult, et Üllar, aitäh, ma lõpetan, juhin ka tähelepanu sellele, et seesama küsimus on olnud ka arutusel nii majandus- turvalisuskomisjonis kui ka kõikides teistes komisjonides. Ja samade dokumentidega ühes kaustas on hetkel ka arengu või majandus- ja turvalisuse komisjoni ettepanek, kus seda, või see on arengu ja selle
arengukomisjoni ettepanek või see komisjoni protokoll, kus on kirjutatud väga selgesõnaliselt, et nad on seda punkti menetlenud ja kõikide ettepanekutega on nõus, Üllari komisjon olnud, ja suunata eelnõu teisele lugemisele. See on teie protokolli selle samas kaustas juures, et ma eeldan, et tegelikult teie kui küsimuse esitajatel oli see info ilusti olemas, et see esitaja on siin Setomaa vallavalitsus ja majandus- ja turvalisuskomisjon. Minul sellele punktile vastates tekkis küsimus lihtsalt tuleviku jaoks ja tuleviku mõtete nii-öelda koondamiseks. Et kui selle punkti vastu on väga suur huvi, et kas siis küsimuse esitajad on Setomaa valla säilimise vastu ja sooviksid ühinemist ühiseks suureks Võrumaa kohalikus omavalitsuses. Et selline küsimus tekkis minul. Et see oleks minu poolt vastus ja ootaks ka oma küsimusele vastust, et kui siuke küsimus on visatud nagu õhku, et siis tehaks ka tulevikuplaane edasi teha. Aitäh minu poolt. Üllar, sul oli küsimus? Siin on asjandada väike täpsustus, et seda küsimust oli küll meil arenguplaneeringu komisjonis oli käsitlusel, aga majandus-turvalisuskomisjoni, vähemalt mina ei mäleta küll, et ühelgi koosolekul oleks seda küsimust arutanud ja seda sõnastust. Et protokollis ei olnud, et see praegu on jälle vastu võetud. See oli probleemid, et kirjad on kõik säilinud, tolles mõttes kiri on välja saadetud, kus selleks keegi ei vastanud, ainult seal tuli järelikult minu komisjoni ja Margile ettepaneku teha. Mina komisjoni esimest vastutan. Nii, aitäh, et see on minu vastus kirjane, loodan, et saite vastuse. Ja see on minu poolt kõik. On kellelgi veel kirju, avaldusi? Ei ole, siis lähme edasi päevakorrapunkti number 7 juurde, järgmine istung. Ja järgmine istung toimub meil 27. Nii, ja siis veel täpsustuseks sellele samale arengustrateegiale. Aprillikuu, Arno, kuulad ka? Et aprillikuu volikogus on meil see teine lugemine. Me oleksime ka jõudnud selle arengustrateegiaga tulla või oleks võinud tulla sellesse, aga Margeri palus, et kontrollida kõik punktid läbi, kas kõik meie sisseviidud parandused on korralikult sisse kantud. On nii, Margeri? Vot. Ja siis järgmise aprillikuu volikogus on see teema teisel lugemisel ja vastuvõtmisel. Nii. Või kinnitamisel. Nii, järgmine volikogu istung, päevakorrapunkt number 7, on siis aprillikuu 27. päeval kell 3 ja eeldatavalt peaks Meremäel olema, meil järjekorra järgi on nii. Luhamaa kord peaks olema. Siis on Luhamaal, jah. Ja eesseisus on reedesel päeval 21. aprillil, aga kellaaega ma kell 9. 21. reedene päev. Meil on alati reedeti ennem volikogu on põhimäärusest tulenevalt on eesseisus. See on Maamessi nädalavahetus, jah. Nii, kui rohkem ja midagi ei ole, siis seega kuulutan volikogu istungi lõppenuks.